3 aastat tagasi plaanitud eelnõu keelata isikustamata kõnekaartide kasutamine on Siseministeeriumis uuesti töös ning läheb peagi kooskõlastusringile. Ekspertide hinnangul on tegemist poliitilise valikuga ja muudatuse õiguslikkus vajab arutelu. Kõnekaartide kasutajaid võrreldes lepingulise mobiilside teenusega on umbes 20%. Igakuiseid uue kõnekaardi ostjaid on umbes 1000 ringis, nende seas nii noori kui vanemaealisi. Lähiajal plaanib Siseministeerium kaotada anonüümse kõnekaardi võimaluse. Tõepoolest, kõnekaartide isikustamise eelnõu on meil mõnda aega juba ka valmis olnud. Me seda praegu tuunime paremaks ja lähiajal me sellega kooskõlastusele uuesti saadame. Ja küsimus ei ole kõnekaartide puhul, et me tahaksime kõnekaarte kellegilt ära võtta. Ei, kõnekaardid võivad täiesti vabalt kõigile inimestele jääda. Küsimus on selles, et kõnekaardi külge tekiks nimi, kelle oma see on. Ministeerium põhjendab anonüümsuse kaotamise vajadust petukõnede ja kuritegevuse piiramisega. Advokaat Karmen Turk kahtleb, kas kõnekaartide isikustamine oleks sobiv meede. Iga riik on siin siis ise kohustatud otsustama, mis on meie jaoks see õige siis tasakaalupunkt. Ja olgem ausad, meil on kõrvalriik on Venemaa, nemad on leidnud oma punkti, Põhja-Koreal on oma punkt, Lõuna-Koreal on oma punkt, meil on oma punkt. Kus on see õige tasakaal meie ühiskonna jaoks? Täit turvalisust ei saa me nagunii. Kas nüüd just nimelt see meede üldse aitab nüüd turvalisust tõsta ilma meie vabadust oluliselt piiramata? Mina täna sellest kindlasti kahtlen. Anonüümsuse kaotamise kõrval jäävad tähelepanuta need inimesed, kes vajavad seda oma töö või eraelus. Ega kurjategija nüüd küll selle tõttu, et see on keelatud, ei jäta oma asju ajamata. Et siis ta saab selle kõnekaardi mustalt turult, mis kindlasti tekib kõigis riikides on see tekkinud, kes on ära keelanud. Sideoperaatorid ütlevad, et isikustamine teeks kõnekaartide kasutamise pisut ebamugavamaks. See kindlasti võtab aega, see tähendab seda, et me peame kõigi oma partneritega need süsteeme liidestama, kuidas see andmete kogumine käib ja kuidas andmekaitse seal juures on. Kindlasti ei ole nagu kiire protsess. Viimati tutvustasid Siseministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium mõtet 3 aastat tagasi, tekitades elava arutelu kuritegevusega võitlemise ja inimeste privaatsuse teemail. Toona poliitikud seda ei toetanud.